et võib-olla vähem kommertslikkust. Ehk siis looduskatastroofid ei saaks nii palju hävitada, kui need siiamaani on hävitanud. No minä töötän ehituses ja teen selline tööd, katused ja fassadid. No nagu öelda, oma väiksest pihuarvutist lülitad kõik tööle, mis vaja seal majas, kui juhtud ära olema. Inimesed on avatud, ehitajad on avatud uutele asjadele ja turvalisus loomulikult varaste röövlite vastu. Võib-olla halb, võib-olla hea, ma ei oska öelda. Rohkem lähenemist loodusele või keskkonnahoiule minu jaoks. No uued selline materjalid ja kõik, mis tänapäevaegne materjalid kasutame. Mis mõttes? No maju, vanad majad meil on palju, aga uued vaja ehitada. Ma arvan, et rohkem oleks juurde vaja ehitada selliseid mugavaid kortermaju, kus on sisse ehitatud näiteks jõusaalid ja muud vaba- ja veetmise võimalused. Ma arvan, et võib-olla kommunaalelam. Mingeid sportimisvõimalusi, meelelahutusasutusi. Ma mõtlen meelelahutuse all mitte mingit diskoteeke, vaid just nimelt sportimisvõimalusi rohkem. Võib-olla veekeskust või tennisehälle või... Jah, et oleks soodsad üürid, et kaoks suures osas korterib probleem. No põhiline on see, et ratastoolid võiks olla kaldteid rohkem, sest et teatud poolidesse ikkagi inimene ei pääse. Vastupidavust, soojust, jah. Meie kliimas, välimus ka. No, loomulikult. Et seda oleks nagu võimalik kohandada iga inimese oma tahtmistele. Ohutusnõuded, et ei oleks üks nagu uudistes ka aega kuuled, et kuskil kõige alla või midagi. Ohutusnõuded kõige olulisem. Ilus, kindel ja sohe, niimoodi. Millest saab ehitada, kes seda teab? Näiteks põhiliselt ikkagi betoonist ja rauast, sellepärast, et sellest eriti paremat materjali on raske leida. Kui praegu tehakse želatiinist või želeest, mida seal riideid ja mööblit ja jumal teab, mida välja mõeldakse. Ma tean Eesti brigaade, kes on läinud USA-sse maju ehitama, kus enne olid puumajad ja nüüd nad teevad sinna kivimaju tellijatele, sest tellijad ei taha enam hävineda. oleneb tulevikust. Töödeldud prahist äkki. Klaasist on ilus. Ja klaasist oleks. Ei tegelikult ma ei kujuta ette üldse. Ma ei tea, inimestest. Kui me räägime lähisaja aasta tulevikust, siis ma arvan, et nagu ütles Albert Einstein, et hakatakse sõdima kaigaste ja nuiadega, ehk siis ehitatakse maju ka kuskile koopasse.